No nii, järjekordne võistlus, seekord on meil Jane kaamerapilt. Võistlus toimus siis Linnamäel ja siin on siis MX Evo naised MX60 ja retro esimene start. Kohe stardis Jane sõideti kahelt poolt kokku, ehk siis sai stardis viimasena minema. Ajasõit oli väga tasavägine naistel, kolmekesti sõideti põhimõtteliselt ühte aega. Teine, kolmas, neljas koht sõitsid 02.07 ajad. Ehk siis tõotastul huvitav sõit. Täpselt sõidu algul hakkaski sinna vaikselt vihma sadama, aga midagi hullu nagu tulema ei hakanud õnneks. Ja nüüd siin jah, siis eks Jane proovib hakata kohti võtma. Et siin rajal väga kerge neid kohti võtta ei ole, aga eks näis, kuidas hakkama saab. Võrreldes eelmise võistlusega ehk Jaanikesega oli see rada väga, väga mõnus. See on mingid suuri pikki sooni tekkinud ja ei olnud nagu mudane, täpselt paras. Näha oli ka, et Janele väga istus. Siin siis sai Kristjanist mööda ja siin nüüd kohe ees on päris palju konkurente. Korralik tupik. Mäletan, et Kallasega oli siukene korralik sõelumine tal. Huvitav, kus ta siin siis saigi mööda. Kristjan sai uuesti mööda, Kallas ka ikkagi sõitis. Et siin ega kerge nagu ei ole. Ja siia kurvi ka väga head soont ei tekkinud. No tekkis, aga oleks võinud suurem olla. Seda kaksikut jah, paljud ei hüppanud. Seekord oli jah, see auk tehtud ikkagi päris sügav. Ja see sisekurvi, ma ei tea, see männi võib-olla mõned oksad peaks alt ära lõikama, et see kogu aeg käib vastu kiivrit ja siukene veits kehva nagu sõita sealt. Nii, siin Jane Perti kinni püüdnud. Perti lõpetas oma klassis 3. Ja siin kui ma nägin ka, et see taga, siis mõtlesin, et okei, et loodan, et saab ilusti mööda ja sai ilma probleemideta. Aga jah, siin tüdrukud ikkagi on päris pikalt nüüd eest ära, et endal läks ka kohe tuju ära, kui see alguses see starti nägin, et kuidas see sõit nüüd kulgeb, et üks asi on see, et see juba stardist tuli siuke vahe sisse, teine asi ongi see, et see möödumised siin on üsna keerulised teha. Aga vaatan, et Jane siin sai väga hästi nendega hakkama. Vihma ikka sadas, aga see oli pigem siukene hea vihm, veits vihma, et täpselt siuke parajalt kastis. Aga jah, Jane tegi siin head sõitu. Siin see kurvisoon ja üli sisse tekkis see ja see rehv ka ees, et kallutada sinna sisse ei saanud minna, et pidi suht püsti ja siis toast rehvist mööda sõitma, siis andis nagu kallutada. Aga Jane jah, sõidab hea tempoga. Siin on näha, põhimõtteliselt naiste punt ongi kohe ees, seal läks Maris jõnksust. Siis oli Mirel vist. Siis oli Rihanna ja siis tuleb Jane, jah. Jane järjest võtab järgi, et suht nagu kiirelt ikkagi jõudis nagu taha.
päris tagarattas veel ei ole, aga kui ma õigesti mäletan, siis ta ikkagi jõudis. Praegu on 5. kohal, kokku naisi oli 8, eks täitsa oma jagu. Muidu jah, vihmakaart ja ilma teada ikka näitas, et siin nagu lõunapaiku, eks siin esimese sõidu all peaks nagu sadama hakkama ja päris nagu kõvasti, aga kuidagi vedas, et need pilved läksid suht täpselt nagu ääre pealt mööda, et sai ilusti sõita. Siin Kallas surus mööda, aga vaatan, et Jane siin kohe võttis tagasi koha. Ja ma vaatasin, et Kallas oli ikka kogu aeg tagarattas kinni, ikka üritas ka mööda saada, eks kõik sõidavad võidu. Aga siin nüüd jah, see 3. naiste punt on ees. Aga kuna kõik sama kiirusega sõidavad, siis see möödumine on paras pähkel. Üldiselt vist jah, ma ei tea, kas keegi nii ära väsima või keegi vea tegema, et mööda saada. Siin jah, vaatasin ajasõidus korra või 2 Rihanna nagu hüppas seda esimest kaksikut ka, aga tal vist läks veits viltu või kuidagi küünlas, et kahtas, et ta nagu maandus, et tundub, et sellepärast rohkem hüpata ei tahtnud. Isa ikka ergutas ta külla seal kõrval, et hüppa, aga ei hüpanud. Ja, nagu näha, siin ikka kõik väga lähestikku lähevad. See on siis 2., 3., 4. ja 5. koht. Et on mida püüda küll. Aga jah, lõpuks saab võistlustest vähe puhata ka, sest siin nüüd jälle 3 nädalavahetust järjest kogu aeg ainult võidu sõitnud ja sai Toivoga siin nädala sees ka käidud trennis, et ütleme nii, et päris ära väsitas see sõitmine siin kogu aeg, et nüüd oli 1 nädalavahetus vahel, kus üldse ei sõitnud. Ehk siis jah, põhimõtteliselt nüüd saab 2 nädalat sõitmata, aga ma usun, et on vahelduseks nagu hea, aga siin need ilmad on ka nii vihmased olnud, ega ei annagi nagu ei oleks kas taga sõita andnud. No eks oleks andnud, aga oleks saanud siin poriga sõitmist. Aga siin pärast võistlusi ei tahaks trenni minna siis niimoodi, et on ikkagi hea ilm. Pori pigem sõidab siis, kui väga peab. Janel jah, see metsast välja hüppe siin kogu aeg täpselt mingi poole tsikli jagu jääb nagu puudu, et üle hüpata, aga mingi plokk on ees ja ei hüppa üle, aga ma ikkagi usun, et anda aega ja küll see hüppamine uuesti tuleb, tegelikult on niigi juba hästi, et lendab raja peal ringi küll. Väga ilus oli kõrvat sõitu vaadata, kohe ikka näha, et hoog on sees ja trennidest on nagu abi olnud. Ja see hooaeg on Janel ikka poodiumid oma jagu, mõtleks 3 tükki või. Ja vist oligi Türil ja siis Möödekal ja Vilaskis vist oli ka, jah. Et siin ikka järjest tuleb see ikka täiega Jane hooaeg. Ja Toivol ka esimene sõit, ajasõidu sõitis kõige kiirema ja esimeses sõidus üldkokkuvõttes siin selles võistlusklassis oli 4. ja oma MX60 oli esimene. Ei olnud mingi probleemi ära võita, aga
Toivo kogu aeg on kah siuke pigem hüppaja tüüpi, et siis Linnamäe siin neid hüppeid täis, siis sobis talle hästi. Üldse ei imesta, et ära võitis. Kohalik mees sõitis ka kiirema ringiaja sama, mis Toivo, aga tundub, et vastupidavus siis nii palju ei olnud. Või tegi mõne vea, ei tea. Igastahes jõudis finišisse peale Toivot. Tegelikult väga pikk vahe ongi 7 sekundit. Aga ja sõit Toivo poolt. Aga naised siin ikkagi lähevad kolmekesi ja nüüd kas ei saanud seal Mirel mööda. Ja, juba läksid kõrvuti küll kurvi, aga väga tasavägine võistlus käib ja kohti niisama keegi ära ei anna. Ikka poodiumine sõit käib, siis on ikka teistmoodi. Aga jah, viimase ajal need naiste sõitud on ikka väga, väga huvitavad olnud, et kogu aeg on sellised väga tasavägised eitlused on. Et siin jah, Türil oli ka Sakus vist nii tasavägine ei olnud marust, ei mäleta ka enam täpselt. Aga Türi näiteks oli ja nüüd see Linnamäe ka. 2 ringi jäänud. Eks näis, kas siin toimub mõni möödumine ka. Vist toimus, ega ise ka nüüd mäleta, nädal aeg on möödas. Nädal 1,5 juba on täitsa möödas. Ja ega nüüd möödumiskohti, ütleme nii, et siin nagu annab nagu neid teha, aga nüüd üsna siuksed agressiivsed surumised olema, aga naised pigem nii hullult ei suru, siin nüüd tekkis normtropp. Maha jääd, tagumised mehed siin segavad kaarte nagu ka Amas või MXGP-l ikkagi vahest need maha jääjad teevad asja nii öelda põnevaks, aga siin saadi suht kergelt mööda. Kui kiiruse vahed nii suured on, siis ei ole nagu väga hullu see mööda sõita. Ja siin selle kaksiku peal ise ka trennis oli seal üks soon oli nagu nädal aega vist enne, või mäleta, kuna me trennis käisime, oli sügavam soon ja siis kuidagi tsikkel ei hüppanud päris nii palju, kui ma eeldasin, aga ma juba panin gaasi peale ja tagaratas puutus hüppenukki varem, kui ma eeldasin. Ja siis tõmbas käe päris sirgu, aga õnneks võtsin ikka keha ette viia ja sain selle gaasi maha tõmmata, muidu ma ei tea, kuhu ma sealt teise kaksiku pealt lennanud oleks. See on jah see 4,5-sega hirmutav, et korra natuke rohkem kontrolli peaks käest minema, siis lõpetad ei tea kus omadega. Jana siin vist raputas pead. Aga lähevad siin jah. Kõik ilusti neljakesi. Ma arvast ikka mingi kohtade vahetus siin toimus. Ka rada jah, ikkagi Linnamäe on päris kõva, et siin neid sooni kurvidest isegi väga, väga suur ei tekkinudki, et üks sõiteid oli ka tegelikult ikkagi vähe, pro-sõiteid oli ka ikka väga vähe. Kõik sõidavad välismaal. Ja GP-etapp oli ka Keegumsis, et eks paljud hobimehed läksid sinna vaatama ka, et endal oli ka, said need võistlussõidud ära sõidetud ja kuigi nad kokku pakitud sõidetud Tartu, pakkisime asjad ja sõitsime Siguldasse, seal ööbisime ja hommikul läksime siis Keegumsisse. Sai ka elu esimene GP-etapil käidud vaatamas siis oma silmaga ka, kuidas kiired mehed sõidavad.
siin on Mirel vahepeal mööda läinud ja ma isegi pannud tähele, kuna see juhtus. Et siis Mirel sai teiseks. Maris oli siis 3. Oi, vana kui napilt kõrvuti mindi. Täitsa lõpp. Maris lõpetas liidris tagapool 1.37.843 ja Rihanna sõitis 1.37.871. Issand, see on mingi 30 millisekundit või? Nii kõrvuti, uskumatu. Aga jah, selline see esimene sõit oli, Jana lõpetas siis 5. Väga jah, eks tuli lootused panna teisele stardile, et läheb paremini ja eks näis.